Tõenäoliselt oled sa emotsionaalne sööja. Uuringud ütlevad, et üle 80% kehakaaluga kimpus olevatest inimestest peavad ennast emotsionaalseks sööjaks. Video lõpus on lihtne test, mis aitab sul mõista, kas sina oled samuti emotsionaalne sööja või mitte. Alustame peamisest. Mis on emotsionaalne söömine? Emotsionaalne söömine tekib siis, kui söömine hakkab mõjutama seda, kuidas me ennast tunneme, ja see, kuidas me ennast tunneme, hakkab mõjutama seda, mida me sööme. Mida rohkem mõjutab söömine enesetunnet ja mida rohkem mõjutab enesetunne söömist, seda suurem on emotsionaalse söömise probleem. Üpris tihti juhtub, et enesetunne ja söömine moodustavad ühe suure nõiaringi. Ebameeldivad emotsioonid põhjustavad suurema söömise ja söömise suurenemine ning sellega kaasnev kehakaalu tõus põhjustavad ebameeldivaid emotsioone. Need aga omakorda suurendavad söömist veelgi. Paljud inimesed söövad ka positiivsete emotsioonide korral. Meeldiv sündmus muudetakse nauditava toiduga veelgi meeldivamaks ja meeldejäävamaks. Mõtle, kui sageli kohtud sa sõpradega kuskil, kus on võimalik ka midagi süüa. Kui sageli oled sa tähele pannud, et reisil olles kipud sa palju sagedamini sööma kui kodus. Kõik see on meeldiva kogemuse veelgi meeldivamaks muutmine söömise abil ehk emotsionaalne söömine. Erinevad emotsionaalse söömise viisid. Söömine negatiivsete või positiivsete emotsioonide tõttu ja liigne söömine tugeva meeldimise tõttu on reeglina omavahel põimunud. Inimesed, kellel on kalduvus ebameeldivate tunnete leevendamiseks midagi head süüa, kipuvad ka toitu hindama oluliselt maitsvamaks ja positiivsemat emotsiooni pakkuvamaks kui need, kellel pole kommet emotsionaalselt süüa. Ja inimesed, kelle jaoks toit põhjustab keskmisest intensiivsemaid positiivseid tundeid, kipuvad seda rohkem kasutama ka negatiivsete või positiivsete emotsioonide reguleerimiseks. Vasta nendele 3 küsimusele ja saa teada, kas sa oled emotsionaalne sööja. Esiteks, sul on kapis, autos või käekotis alati kommi või midagi muud, mis tuju paremaks teeb või igavust aitab peletada. Teiseks, tahaks midagi head tähendab sinu jaoks tavaliselt midagi söödavat. Kolmandaks, sa sööd siis, kui sa oled närvis või muretsed. Kui sa vastasid rohkem kui 1 küsimusele jaatavalt, siis on suure tõenäosusega sinu puhul oht, et sa oled emotsionaalne sööja. Kuidas vabaneda emotsionaalsest söömisest? Paljud emotsionaalse söömise käes kannatajad kardavad, et geenide, iseloomu või lihtsalt selle tõttu, et asjad on nii kujunenud, on emotsionaalne söömine paratamatus. Ehk seda tuleb lihtsalt kannatada. Erinevalt geenidest, sugulastest ja rahvusest ei ole emotsionaalne söömine kivisse raiutud. Emotsionaalne söömine on suures osas õpitud käitumine. Ja kõik käitumised, mis on õpitavad, on õnneks ka ümberõpitavad. Emotsionaalsest söömisest vabanemiseks on tarvis leida üles emotsioonid, mis meie söömisega liigselt seotud on, ning leida viise, kuidas tunded ja toit üksteisest tervislikult ja püsivalt lahti siduda nii, et me suudaksime endiselt toitu nautida, kuid toit ei kontrolliks enam meie emotsioone. Üks viis on liituda Diet Skills emotsionaalsest söömisest vabanemise väljakutsega, kus aidatakse leida just sinu emotsionaalse söömise põhjused ja viisid, kuidas just sina saad murda välja emotsionaalse söömise nõiaringist.